tere päevast! Täna siis räägime meie kõige tähtsamate töövahendite hooldusest, need on siis meil saapad. Nüüd laost meil tavaliselt väljastatakse uued saapad, mis näevad siis välja ilusad ning korrektsed ning nendega antakse kaasa tavaliselt ka siis 2 paari sisetaldasid, kuid need sisetallad on natukene erinevad kui tavaliselt, mida me oleme näinud. Ta on natukene niisugune tagant paksem, et hoida ära siis kanna põrumist ning hoida jalalaba õige koha peal. On olemas veel lisatallad, mida saab juurde panna, et jalgi hakkaks talvisel ajal külmetama, on siis villased, mida saab panna alla ning samuti on siis võrgupõhiselt ning kasutatakse siis talvisel ajal. Suvised sisetallad, lisatallad on siis ilma vildita ning nad aitavad siis õhul liikuda jalgade all. Kuid peale pidevat kasutamist saapad hakkavad ära väsima ning neid tuleks siis hooldada. Tavaliselt meie saabas, mis on hästi kaua aega juba kasutuses olnud, näeb välja selline, et nahk on hakanud kuluma ja samuti tuleb siis alati üle vaadata oma saapad, et nad oleksid korras. Et talad oleksid terved ja kuskil ei oleks suuri nähtavaid vigastusi. Nüüd saapa hoolduseks oleks meil vaja siis 2 paari harjasid, 2 harja. Üks, millega siis hõõruda maha siis suurem pori või kanda siis suuremat hulka viksi peale ning teine hari, mis on mõeldud siis selleks, et poleerida veel viimased võimalused, mis on. Nüüd saapa hoolduseks kasutatakse meil viksi ja selline suur tuub on siis ette nähtud rühma peale või jao peale ning tavaliselt see on siis kas siis kasarmus või siis kuskil väljas, et seda alati kaasas ei kanta. Nüüd sõduri individuaalvarustuses võiks olla viks väikse tuubiga ning merelõvi, vastavalt sellele, millises olukorras te peate olema. Selleks, et saapaid hooldada, tuleks nad eelnevalt siis ära puhastada. Et need saapad siin on küll enam-vähem korras, kuid välioludes, kui me oleme kasutanud või käinud kuskil poris ja maastikul, oleks siis mõistlik saapad üle pesta ning suur pori maha. Et hästi palju me näeme selliseid sõdurid, kelle saabas on hästi must ja nad ei ole seda hooldanud. Selleks võtame saapa, paneme nöörid saapa sisse, et ei segaks, ning tõmbame üle siis välimise pinna ja võtame maha siis suurema mustuse ning pori, kui on vaja, peseme ka harjaga. Hästi tähtis on see, et me saame siit alt õmbluse kohad ja kõik puhtaks, et kui me neid õmbluse kohtasid ära ei puhasta, siis lõpuks hakkab sealt vesi sisse tulema ning meie jalg saab ära märjaks. Olles siis saapa ilusti ära hooldanud ja pori pealt maha võtnud, laseme natukene aega kuivada, et me ei saa viksi kohaselt peale kanda. Nüüd saabas on korralikult kuivanud, siis me kasutame viksi või merelõvi vastavalt sellele, kuhu me läheme ja viks ja merelõvi siis hoolitsevad ja hoiavad nahka, muudavad ära pehmeks, et saabas ei oleks ebamugav jalas ning ta ei hakkaks lagunema. Selleks siis teeme tuubi otsa väikse augu, paneme paar väikest viksitäppi ning kasutame siis esimest harja, et korralikult laiali hõõruda viks, mis on siin peal. Nüüd, kui me oleme selle viksi ilusti siia peale ära laiali kandnud, me peame natukene ootama, et ta saaks imenduda ning peale seda me oleme siis valmis korralikult ka sisse hõõruma. Kui me ei hoia ja ei hoolda oma saapaid, siis meie saapad hakkavad lagunema ning teie enda heaolu muutub tänu sellele, et kui õmbluskohad, asjad on kehvasti puhastatud ja hooldatud, hakkab sealt vesi ka sisse tulema. Nüüd ootame natukene ning kasutame siis teist harja ja teise harjaga saame siis anda veel viimase lihvi ning suuremad viksi või merelõvi jäägid siis naha sisse ilusti laiali hõõruda. Ja mõistlik on saabast viksida siis üles ääreni välja, et ta säilitaks oma pehmuse ja oleks korrektne. Saabas ei pea läikima, kuid peab olema korralikult siis sisse määritud. Ja lõpptulem peaks siis välja nägema selline.
hästi palju on erinevaid arusaamasid ning erinevaid tehnikaid. Kui me tahame täpselt teha nii, nagu instruktaažis on kirjas, siis me loeme siit pealt, et on vaja kanda kuivale saapale. Ning samas tegelikult, kui saabas on õrnalt niiske, siis ta imendab tõesti natukene paremini seda merelõvi või siis viksi, kuid seal võib tekkida see probleem, et pärast, kui ta on liiga sügavale läinud ning saapad saavad jälle märjaks, siis nad hakkavad sokke määrima. Ning saabaste puhul on see, et saapad peavad olema korras, et ei tohi olla katki ning kui te olete nad ilusti ära hooldanud, et siis nad püsivad teil tükk aega. Nüüd hästi tähtis on jälgida ka murdekohtasid, kuhu tuleks panna siis natukene rohkem seda viksi või määret, et ta muudaks selle nahara pehmemaks. Muidu võib juhtuda see, et siin külje pealt tekivad praod ning te ei saa enam selle saapaga kõndida, kuna teie jalg on pidevalt märg. Saapaid tuleks hooldada iga päev. Et hommikul vaatate üle või õhtul enne magaminekut ning samamoodi siis viksite saapad üle või puhastate nad porist ning lasete ilusti ära kuivada. Kuivatamine toimub metsas kas siis telgis ahju juures, kuid tuleb hästi tähelepanelik olla, et te ei pane saapaid liiga lähedale. Kui te panete saapad liiga lähedale, siis võib juhtuda see, et teil hommikul on saapad kõveraks tõmmanud ning need ei mahu teil enam jalga. Samuti, kui teil on saapad märjad ja teil ei ole võimalust neid saapaid hooldada, siis on mõistlik võtta saapad kas siis magamiskotti, et nad natukene taheneksid ja teil oleks järgmine päev parem ringi liikuda. Ning hästi tähtis on samuti vahetada sokke. Ja mõistlik oleks kanda siis 2 paari sokke, et vähendada villide teket ja hõõrdumist. Et sisemine sokk võiks olla õhem ning välimine sokk natukene paksem. Alati peale seda, kui olete avastanud mingisugused kõrvalekalded oma saapal, et tuleks siis sellest informeerida oma rühmavanemat või rühmaülemat ning nemad siis tegutsevad sellega juba edasi. Kas siis tuuakse uued saapad või antakse teile kummik.